Tere, tere, kaunist kolmapäeva õhtut. Tervitan teid Varssavi lennujaamast. Saabusin just siia ja mõtlesin, et võtan väikse hetke, et peatuda ja mõtiskleda selle üle, mis see praegu on, mis ma teen, kuhu ma olen teel ja kuidas selles hetkes siin see minu isiklik lugu on suur avardumine ja võit kõigi jaoks. Ma olen teel Ukrainasse, Kiievisse, kus laupäeval toimub 21. septembril suur ülemaailmse koristuspäeva broadcast ja mina astun siis lõputseremoonial oma esitlusega ette, kuid minu laul Ma olen maa kõlab juba üsna sündmuse alguses. Ja ma tõeliselt usun seda, et üks laul võib muuta maailma. Neid näiteid on palju, kuidas üks laul muudab inimesi ja puudutab lahti midagi, millel ei ole võimalik lõpuni sõnu anda, kuid mida on võimalik tunda ja läbi selle teada, läbi selle tundmise ja selle puhta tunde. Ja meil on imeline ja ainukordne võimalus luua Eestit veelinnurahvana, mäletades oma juuri ja elades loodusega päriselt harmoonias ja olles läbi selle eeskujuks tervele maailmale selliselt, et Eesti on juba praegu maailma kõige puhtam riik, kuid see meie maa puhtus on tohutult rikastav ressurss, mis pakub meile ka vaimset ja hingelist rikkust, mida me saame jagada ka teistele rahvastele, kes on oma ärkamise teel. Ja see on ainulaadne ja unikaalne võimalus meile kõigile. Nii et ma tänan sind, kui sa oled jõudnud siia linnulainesse ja elad praegu kaasa mulle, et sa oled minu kõrval olnud juba võib-olla aastaid ja selle hullusega kaasa tulnud. Kui sa oled uus, siis aitäh, et sa valisid ühineda ja tulla siis veelinnurahva vaimsuse ühisvälja, kõrgvaimsuse ühisvälja ja hakata seda järjest avama endas ja kehastama. Ole õnnistatud ja soovin sulle imelist õhtut või hommikut või lõunat, kunas iganes sa seda vaatad ja kohtume juba õige pea.